alustame siis üle pika aja nii-öelda siis saatega. Ma arvan, et meil on päris põnevad ajad ees ootamas, eriti järgmised paar aastat. Ja ma mõtlesin ka nagu tegelikult päris ausalt, et peaks rohkem pühendama ja ma olen päris mitme inimesega rääkinud, kes ka teevad siis sarnaseid nii-öelda siis podcast'e või siis kes ka postitavad videosid, levitavad nii-öelda siis infot, olen nendega rääkinud ka ja päris paljud on nõus samal meelel, et tegelikult info peab levima. Sellepärast, et me elame täiesti teistsuguses maailmas, kui me elasime näiteks, ma ei tea, 10-15 aastat tagasi ja olles ise olnud nii-öelda siis ka viimased selline 3 aastat vähemalt peidus, 2,5 aastat ütleme niimoodi vähemalt peidus, siis ma mõtlesin tõesti, et nagu peaks tegema väikse comebacki ja väga paljud inimesed, kellega ma olen kohtunud viimase, ütleme niimoodi, et sellise 2,5 aasta sees, on just küsinud seda, et millal tulevad järgmised videod, millal tuleb järgmine mingisugune nii-öelda siis, millal sa hakkad enda podcasti tegema. Ja nüüd ma siin olen ja on aeg nii-öelda siis saag uuesti käima tõmmata. Ja mis mul siis eesmärgid on? Eesmärk on ikkagi see, et saaks esiteks teha kellega koos nii-öelda siis neid osasid, otse loomulikult kutsuda siia saatesse erinevaid külalisi. Ühesõnaga, lühike jutt, kiire jutt on lihtsalt see, et siia algusesse kohe, et ma teen mingid osad nii-öelda siis üksi, mingid osad teen inimestega, kes nii-öelda siis võtavad selle kutse vastu, kes tulevad siia ja kes tulevad, ütleme niimoodi, et ma ei pea paluma neid, et nad tuleks, vaid nad tulevad, sellepärast neil on endal ka sõna, mida levitada ja mida rääkida ja kuhu võib-olla mujale veel vaadata, mitte ainult nii-öelda siis seda, mida nii-öelda siis süsteem meile ütleb. Ja võib-olla mainiks alguses sellega ära kohe, et ma ei ole süsteemi vastane, sugugi mitte. Süsteemis on väga palju inimesi, kes kindlasti teevad väga head tööd. Ma olen kohtunud ise väga palju politseinikke, kellega on väga meeldiv koostööd teha, kes on väga mõistlikud, kes teevad tõesti asju nagu sellepärast, et neid peab tegema ja nad teevad seda väga hästi. Ja samas olen ma kohanud väga palju selliseid inimesi, kes on nii-öelda siis sõna otseses mõttes korrumpeerunud. Ja mis ma siis selle ajal silmas pean, ongi see, et nad on ära ostetavad, neil puuduvad põhimõtted ja neil on nii-öelda siis, või siis neil on nii-öelda siis mõjuvõim pähe hakanud ja see ei ole ainult nii-öelda siis riigitöötajad, politseinikud või nii-öelda siis, vaid see on nii-öelda siis igas valdkonnas. Ja ütleme niimoodi, et kuna selliseid inimesi väga palju on olemas, siis ma ei tahaks nende vastu võidelda, vaid ma tahaks, et lihtsalt inimesed saaksid aru, et me elame sellises maailmas. Ja mitte, et ma läheksin nüüd näpuga näitama ja nimesid nimetama, kes selliseid asju teevad või kes on nii-öelda siis võimu või siis nii-öelda siis raha kuidagi nii-öelda siis peal väljas, ütleme need, kes tahavad mõjuvõimu saavutada või kes tahavad rahalist kasu saavutada, ehk siis kes on nii-öelda siis korrumpeerunud ja kes on ära ostetavad, kes on kahepalgelised ja ma arvan, et siin me hakkame järgmiste nii-öelda siis saadete jooksul väga palju selliseid asju nägema. Ja ma arvan, et nagu kõige ausam oleks ka see, et kui ma ise ei valigi pooli, see tähendab seda, et kõik inimesed, kes siia saatesse tulevad isegi, siis mul on enda arvamus kõigest ja kõigist. Ja see arvamus võib ka vahel muutuda vastavalt sellele, kuidas keegi käitub
sellepärast, et inimesed, keda me saime võib-olla usaldada või väga paljud inimesed, keda me saime usaldada ja väga paljud ka valitsuse liikmed, väga paljud nii-öelda siis valitsuse tasandil, juhtival tasandil inimesed, keda me saime usaldada enne seda, kui oli 2020 aasta pandeemia algus, siis kindlasti me täna neid inimesi enam usaldada ei saa. Ja ma ei tahaks öelda seda, et nagu kõik me oleme perfektsed, ka minu kohta on väga palju öelda, kindlasti väga paljudel inimestel, ka minul on väga palju kohti, kus kohas õppida, areneda, otse loomulikult ma ei ütle seda, et ei oleks, sellepärast, et ma ei ole täna 6 või 70 aastane, kes peaks juba piisavalt küps olema, vaid ma tunnen, et igal päeval, igal sammul, igal järgmisel osal, mida me siin salvestame, igal podcastil, mida ma ise kuulan, kellegi teise poolt tehtud, on mul alati midagi õppida. Ma ei ole kõige targem, kõige parem, kõige nii-öelda siis nutikam, kindlasti on alati kuskil teatud valdkondades midagi nii-öelda siis või nii-öelda siis kedagi või siis mingit moodi keegi, kes suudab teatud asjades nii-öelda siis parem olla. Ja ma ei pea kindlasti kellestki ennast nüüd targemaks või paremaks, et ma ei tea, mina nüüd olen maailm ja keegi teine on siis lihtsalt halvem. Vaid ma usun, et mul on midagi öelda ja ma arvan, et need inimesed, kes ma siia kutsun, neil on ka midagi öelda ja avada võib-olla natukene silmi. Kas sa pead kõike seda uskuma, mida ma räägin? Tõenäoliselt nii-öelda siis mitte ja parem olekski, kui sa ei usuks mitte midagi, vaid sa teeksid nii-öelda siis oma nii-öelda siis researchi ehk siis uuringuid, uuriksid ise kõike seda, mis siin nüüd läbi käib. Ja ma ei ütle seda, et miski, mis me räägime, on õige. Pigem võiksidki sa võtta seda kui nii-öelda siis sellist meelelahutussaadet. Mina olen lihtsalt üks nii-öelda siis aktor ehk siis näitleja, kes nii-öelda siis siin neid asju nii-öelda siis teeb. Ja võtagi mind kui näitlejat, aga lihtsalt uuri võib-olla, et aga mis siis, kui tal on õigus hoopis. Ja lihtsalt leia ise nii-öelda siis need vastused. Kindlasti me puudutame väga palju vandenõud, kindlasti me saeme erinevate asjade kallal, mille kallal võib-olla ei olekski mõistlik saagida, aga me lihtsalt saeme, sellepärast et me oleme meelelahutajad. Avame inimeste silmi ja mitte sellisel moel, et arvata ja öelda nüüd, et nüüd niimoodi ongi, nagu me ütleme, vaid pigem nagu taga, mis siis, kui nii ongi. Ja ma arvan, et ma tahaks juba ära öelda ka selle, et isegi kui tundub selliselt, et see, mis ma ütlen, ongi nagu tõsi, või siis see, kuidas ma ütlen, et ma nagu ütlengi kellegi kohta siis halvasti, siis lihtsalt tulge tagasi selle sama osa juurde ja tuletage meelde, et ma olen lihtsalt üks näitleja, ma olen lihtsalt peategelane sellel kogu seeriatel, podcastidel, kõikidel asjadel ja kõik see, mis ma välja ütlen, on lihtsalt üks näitemäng. Nii lihtne see ongi. Ja kui sa kahtled selles, et kas ma ikka näitlen, siis mine ja tee oma nii-öelda siis see research ehk siis uuring selle asja kohta ja saa teada, kas mul oli siis õigus või siis ma tõesti seekord näitlesin. Isegi kui ma kellegi kohta midagi halvasti ütlen, siis tuleta endale meelde, et ta on see vend, kes näitleb. Nii on kõige lihtsam. Nii on lihtsam mul, nii on lihtsam sul ja kõike sellist. Ehk siis väike sissejuhatus sellest ja ma arvan, et meil hakkab kino saama erinevates järgmistes osades. Mõned ma salvestan üksinda, mõned kindlasti tulevad inimestega koos ja ega muud ei olegi, see oli minu nii-öelda siis selline statement siia algusesse võib-olla. Ja ma arvan, et nagu kui midagi muud siit ei tule, siis vähemalt see, et sul on midagi nii-öelda siis kuulata, kui sa lähed võib-olla näiteks jõusaali, võib-olla sa oled kuskile parki jalutama, paned klapid pähe, siis on sul vähemalt nii-öelda siis midagi kuulata, midagi põnevat, võib-olla mis tekitaks sinus nii-öelda siis järjekordseid küsimusi. Kui sa nüüd tahad teada võib-olla veel, et siia selle alguse lõppu, et millest ma siis räägin või millest meie siis räägime, kes siis siia saatesse tulevad, ma arvan, et lahkame kõike, mis maailmas toimub ja eriti, mis toimub nii-öelda siis meie peas, meie sisimas, meie sees, meie mõistuses. Sellepärast, et me justkui elaks simulatsioonis,
Ma olen väga ettevaatlik, et kuidas ma seda sõna kasutan, sellepärast, et ma just vaatasin mingisugust saadet, kus mingi tüüp Eestist arvas, et me elame Matrixis illusioonis ja siis ta mingi tappis kellegi ära. Ehk siis mul ei ole vaimselt rasked nii-öelda siis sellised seisud, et ma näen mingisugust Matrixit ja saan ülesandeid kuskilt kõrgemalt. Võib-olla saan, aga lihtsalt vähemalt ma tunnen, et ma olen siin koha peal, ma olen päris mina ja ma tean väga täpselt, mida ma teen. Aga millest me räägime, ongi võib-olla sellest, et mis süsteemis me elame, kes seda tegelikult kontrollivad. Samuti räägime tervisest, kuidas meie nii-öelda siis tervist mõjutatakse läbi erinevate toitainete, erinevate tegevuste, trennide, asjade. Ma ise suhtlen hästi palju inimestega, kes teevad trenni ja ütleme nii, et igasugust trenni, ehk siis me räägime, ütleme nii, et mul on tutvusringkonnas siis inimesi, kes nagu kas siis tegelevad mingisugust sellise rohkem võib-olla selline kardiostiilis trenniga, nagu näiteks boksimine või mingid muud nii-öelda sellised, mis ei ole nagu jõutõstmised asjad, ja siis samas on ka mul inimesi, kes siis teevad nagu ka rasket füüsilist trenni, ehk siis nagu jõutõstmist näiteks, või siis nagu jõusaalis käimist ja kõike sellist. Ja kuna ma ümbritsen hästi palju ennast selliste inimestega, siis kindlasti ütleme nii, et suur osa sellest, ja kuna tervis on tegelikult nagunii suur osa ju sellest, kes me tegelikult oleme, siis see saab olema nii-öelda siis kindlasti väga-väga suur osa nii-öelda siis. Mis veel? Kindlasti suhted. Otse loomulikult suhetest tahan ma väga palju rääkida. Inimsuhetest, meie ümber olevate inimestega suhtlusest, usaldusest. Usaldus on tänapäeval aina rohkem nii-öelda siis kadumas. Ma arvan, et üks asi kindlasti on poliitika, mida me puudutame. Kindlasti tuleb väga palju inimesi siia saatesse, kellega me käime üldse läbi vaimset poolt, sellepärast et vaimne pool sai up, mida meie suunal kõige rohkem nii-öelda siis täna kasutatakse. Ehk siis näiteks võtamegi kas või selle sama koroona aine, et tegelikult see oli ka ju üks korralik sai up, ehk siis sai up on siis psychological operation, ehk siis tõlkida nii-öelda siis eesti keelde on see siis psühholoogiline erioperatsioon. Mida see siis tähendab? Tähendab see siis seda, et see oli test ja kui keegi kahtleb veel, et koroona ei olnud test, kes vorbib kõige rohkem maailma? World Economic Forum. Ja World Economic Forum ja Klaus Schwab ütlesid ise praegu 2026 aasta Davose nii-öelda siis World Economic Forumi kohtumisel jaanuaris, kas see oli 17 jaanuar või mis see oli, et koroonaviiruse laine ja COVID nii-öelda siis lockdownid oli rahvusvaheline inimeste psühholoogiline ja alluvuse test. See tähendab seda, et kui sa usud, et see oli päris, siis anna andeks sõber, aga sa elad illusioonis ja sa oled lihtsalt veits sooda veel. Aga iga sooda saab nii-öelda siis purgist välja tuua ja näidata talle tervet maailma. Ja võib-olla, kui sa kuuled seda sama asja siin, mis ma praegu ütlesin, võib-olla see ongi see, kus kohas võiksidki natuke mõelda, mitte võib-olla minu vastu ka nii-öelda siis tunda mingisugust sükest ärevat asja, vaid lihtsalt mõelda, et aga võib-olla oligi nii. Sellepärast, et esiteks see saade juba on otse ja toorelt ja minu eesmärk ei ole nii-öelda siis kellegile siin illustreerida midagi või süke oi, kuku nunnu, midagi sükest, vaid ongi lihtsalt räägime asjadest lõpuks nii, nagu nad on. Kaua me nagu keerutame. Koroona, pandeemia oli scam, test, sai up, punkt. Sa pead aru saama lihtsalt sellest, et see oli lihtsalt scam. Meid lihtsalt kõiki lasti rahvusvaheliselt üle.
ja need on need samad teemad, millest tulebki kogu aeg rääkida. Need on need teemad, millest me hakkamegi nüüd rääkima, sellepärast, et meid on rahvusvahelisel tasandil nii räigelt üle lastud. Ja meil on väga palju nii-öelda siis teemasid, millest nii-öelda siis rääkida. Väga-väga sügavalt. Ja kindlasti me kaasame ka kogukonna, kes meid kuulavad nii-öelda siis erinevate küsimustega nendesse saadetesse. Iga inimese eesmärk peaks olema nii-öelda siis pürgida kaugemale tegelikult kui 9-5 tööl käimine. Nagu päris tõsiselt. Sest minu küsimus on lihtsalt see, et kas sa tõesti kavatsedki nii-öelda siis elada järgmised nii-öelda siis kogu oma elu ja mitte midagi nii-öelda siis ette võtta ja käia lihtsalt selles luubis ja siis tuleb järgmine sõda, järgmine koroona, järgmine see, järgmine teine ja sa ei tee mitte midagi. Nagu päriselt ka või? Sest sa pead aru saama sellest, et täna nii-öelda siis need uskumused ja see sinu maailmavaade, mis täna sul võib-olla siiamaani veel eksisteerib, siis tänases maailmas tegelikult need uskumused ja see maailmavaade ei tööta lihtsalt enam. Me ei ela enam selles maailmas. Me oleme sõna otseses mõttes lõpusirgel ja kui sa ei võta mitte midagi ette, siis sõna otseses mõttes sind hävitatakse nende poolt, kes võtsid midagi ette. Ja sõna kõige otsesemas mõttes. Ma ei tea lihtsalt nagu päriselt ka. Meil on järgmised mõned aastad veel luua muutusi ja olla üks nendest inimestest, kes loob muutusi, kes loob midagi või sina võid olla nii-öelda siis tulevikus ohver. Aga asi on lihtsalt selles, et see, kuhu me läheme nüüd, seda me ei saa lihtsalt enam tagasi keerata, me ei saa mitte kunagi enam tagasi minna. Seda maailma, nagu 2018 ja 2019, see maailm, mis oli enne koroonat, seda maailma enam ei eksisteeri. Me elame uues maailmas. Ja me peame aru saama sellest, et kui me mitte midagi nüüd ette ei võta järgmised paar aastat, siis see võib sõna otseses mõttes väga halvasti lõppeda nii-öelda siis kõigi jaoks, kes seda ei tee. Eriti nii-öelda siis nende inimeste jaoks, kes elavad lootuses, et nagu maailm ongi lihtsalt tavaline ja oli lihtsalt see koroona ja oli kõik need ja nagu nüüd elame lihtsalt edasi elu, käime tööl edasi, käime töötame 9-5 edasi, kõik on tavaline, kõik on, saad aru, kõiki neid inimesi, kes ei võta mitte midagi ette, kaasa arvatud ka sind, vahet ei ole, kui kõrge haridus sul isegi on. Kõiki meid tullakse asendama, kes mitte midagi ette ei võta. Ja minu järgmise 4-5 aasta, nii kaua kui meil aega on, minu järgmise 4-5 aasta kõige suurem eesmärk on aidata nii palju inimesi kui võimalik sellest välja tulla, võitjana. Ja ma hakkan mingi hetk tegema nii-öelda neid samu podcast'e, neid samu saateid ka inglise keeles, oma vigases inglise keeles. Kusjuures, mis on hästi äge tegelikult see, ma kavatsen teha seda konkreetselt, kavatsen teha seda eesti aktsendiga. Sellepärast, et ma ei pea inglise keelt rääkima aktsendi vabalt. Ma võin rääkida ja üritada rääkida, kui ma tahan, aga ma ei pea seda tegema. Ja kui kellelgi ei sobi minu aktsent, eriti välismaalastele, siis ma võin teie kõigiga rääkida eesti keeles ja pole mingit probleemi. Õppige eesti keel nii-öelda siis ära. Ja kui eestlastest keegi peaks tulema kommenteerima minu aktsenti, siis kuula eesti osasid üldse. Sa ei pea muretsema selle pärast, kui kehv on minu võib-olla keeleoskus või aktsent. Igal juhul, miks ma olen nii kindel, et täna peaksid kõik inimesed nii-öelda siis tegutsema ja midagi ette võtma, on sellepärast,
et minu silmis päris tõsiselt haridus on üks kõige suuremaid skämme üldse. Ja mitte selles suhtes nagu, et need inimesed, kes on tänaseks koolis käinud ja kooli lõpetanud ja töö leidnud või ettevõtte ehitanud. Otse loomulikult mitte. Pigem saavad kõige rohkem üle need inimesed, kes täna alustavad kooli. Sest haridus ongi sõna otseses mõttes nendel inimestel, kes soovivad teistele näidata, kuidas nad on lihtsalt paremad. Miks ma arvan et haridus on kõige suurem skämm üldse? Ja see on kõige suurem skämm üldse. Just nendele inimestele. Kuidas ma selgitan veel paremini? Sa pead aru saama ühest asjast, et kui sa täna käid koolis või sa lähed kooli, siis sa saad korralikult üle lihtsalt. Eriti veel, kui sa lähed õppima mingisugust raskemat ametit, nagu näiteks advokaadiks, arstiks, millekski selliseks, kus kulub järgmised 5, 7, 10 aastat selleks, et saada oma haridus kätte. Mitte ükski inimene, kes täna läheb kooli teadmisega, et ta harib ennast, sellepärast, et temast saab kunagi keegi, ma ei tea, arst või advokaat või kes iganes. Mul on kurvad uudised teile. Ainuke asi, mida sa sealt saad, on lihtsalt võib-olla head sõbrad ja natukene teadmisi, mis on aegunud sellel hetkel, kui sa selle hariduse siis õppimisel lõpetad. Miks see niimoodi on? Seda on isegi välja öelnud siis Elon Musk nüüd alles hiljaaegu. Et siis kui sa nüüd siis lähed kooli näiteks õppima meditsiini, siis ennem kui sa meditsiinikooli lõpetad, ei ole sind enam vaja. Sellepärast, et meil on tehnoloogia, mis on palju targem, palju kiirem, palju siis potentsiaalsem või tugevam analüüsimistes, palju suuremat dataga ja palju täpsem kui sina. Ja kellelgi ei ole seda vana aegunud haridust vaja sinu käest, sellepärast, et esiteks sa ei mäleta elu sees nii palju, kui palju suudab arvuti mäletada ja hoida oma andmebaasis. Ja teiseks, teadus liigub tehnoloogiasse ja see kiirus ja see täpsus saab olema inimestest lihtsalt nii palju parem, et ainukene asi, mida sa võib-olla teha saad, kui sa oled saavutanud meditsiinikooli, siis saanud kätte selle meditsiinikooli diplomi, siis sa võib-olla võid kuskil haiglas siis midagi vähekene siis aidata kaasa millegile või kellegile või ma ei tea, midagi palatites teha. Aga ütleme niimoodi, et üldjuhul järgmise 5-7-10 aasta jooksul, kaasa arvatud advokaadid, enamus inimeste haridus saab olema lihtsalt kasutu, sellepärast, et lihtsalt AI täna juba teab rohkem. Ja pealegi, enamus inimesed nagu nii täna lõpetavad juba ja käivad siis koolis, saavad endale lõpu diplomeid kätte, lõputööde eest häid hindeid, kasutades AI-d. See tähendab seda, et anyways täna see, mida inimesed teevad, ei ole enam varsti kasulik. See on hästi huvitav, et kui me võtame üldse näiteks hariduse ja sa lähed täna siis kooli, meditsiini, ongi näiteks juurat, mingit, ma ei tea, politseikooli, siis hästi palju siis erinevaid neid ameteid tuleb asendama AI näiteks. Paljud küsivadki näiteks, aga minu käest on küsitud, et aga kuidas sina tead sellist asja? Toome lihtsa näite. Sul on võib-olla iPhone. Võib-olla sul on Apple Watch isegi. Siis sa saad ise oma iPhone'ist vaadata.
see on selline äpp nagu Health. Ja seal on nii-öelda siis kirjas igasugused asjad, et mida sa saad mõõta siis oma tervise kohta Apple Watchiga. Sa saad mõõta oma vere hapnikutaset, sa saad mõõta stressitaset, sa saad mõõta oma pulssi, sa saad erinevaid asju ja mis on hästi huvitav on see, et see on sertifitseeritud, rahvusvaheliselt antud sertifikaat kui meditsiini tööriistale. See tähendab seda, et tulevik saab olema selline, et sinu Apple Watch ütleb käe pealt ära selle, et kas sa oled siis haige, kas sul on palavik, kas sa võid täna tööle minna või sa ei või tööle minna, sest nagu eestlased ikka armastavad hästi palju nii-öelda siis haigena tööl käia. Mis sinu haridusega enam teha on, kui meil ei ole perearstegi enam vaja? Mida me teeme sinuga ja sinu haridusega? Sa käisid 7 või 10 aastat koolis, et saada haridus ja nüüd mingisugune kell asendab sind. Saad sa aru lihtsalt sellest, kuhu me liigume? Ja see on see, mille pärast peaks muretsema. Ja sellepärast ma ütlengi lihtsalt, et see maailm, kus kohas sa oled harjunud elama ja harjusid elama, mis oli nii-öelda siis 5 aastat tagasi, 2019, 2018, 2017 või veel varem, seda maailma ei eksisteeri enam. Sa pead lihtsalt aru hakkama saama sellest, et see maailm on läbi ja need teadmised ja need oskused tõenäoliselt on 5 või 10 aasta pärast kasutud, mis sul täna on. Aga ma saan sind aidata. Ja ma usun, et väga paljud inimesed, kes tulevadki siia saatesse, järgmistesse osadesse, sest neid saab väga palju olema, kindlasti saavad ka sind aidata. Sellepärast, et kunagi nii-öelda siis oli meil nii-öelda siis tavatoit. Ma arvan, et kõik mäletavad seda, kui oli see päris toit olemas. Täna nimetatakse seda dieediks, ehk siis kui sa lähed dieedile, siis sa hakkad normaalset toitu sööma üldjuhul, puhast normaalset toitu. Kui sa dieedil ei ole, ehk siis sa sööd tänapäevast tavalist toitu, siis üldjuhul sinu toidu laual on hästi palju seemneõlisid ja kindlasti hästi palju nii-öelda siis erinevaid nii-öelda siis protsessitud toitusid aina. Ja kui sa nüüd mõtled selle peale, siis kui sa lähed nii-öelda siis toidupoodi isegi näiteks kas või Rimisse või kuskile nii-öelda siis Prismasse vist isegi, siis hästi paljudes poodides on täna nii-öelda siis see talutoodete lett, kus on väga palju kallimad ja kindlasti tõenäoliselt ka kvaliteetsemad tooted. Vähemalt need tunduvad. Loodetavasti need on ka. Pole ise testinud. See on see, kuhu me liigume. Ja mida ma nüüd sellel silmas pean, on see, et järgmise nii-öelda siis paari aasta jooksul ei ole nii-öelda see enam ainult nii-öelda siis selle talutooted ja siis riiete rõivaste seas me oleme harjunud kuulma nägema made by hand või handmade ehk siis käsitöö, laadad, kõike sellist. Ja see on nii-öelda siis see, kuhu me liigume nii-öelda siis nende samade nii-öelda siis asjadega liigume edasi. Ja see on see, kuhu me liigume siis nii-öelda siis erinevate muude ametite asjadega ka. Ehk siis varsti tuleb tõenäoliselt, pange tähele lihtsalt, varsti tuleb tõenäoliselt selline label ehk siis märgistus. Täna meil on talutoit, ökotoit, siis meil on käsitöö ja nii edasi. Ja pange tähele, varsti tuleb selline märgis tehtud inimese poolt. Made by human.
Ja siis need inimesed, kes nii-öelda siis näevad teisi inimesi või näiteks kui sind nähakse näiteks mingisuguse kasukaga või mingisuguse, ma ei kujuta ette, mingisuguse asjaga või midagi söömas näiteks, et see on made by human ehk siis inimese poolt tehtud, siis tõenäoliselt inimesed hakkavad sinu kohta ütlema, et ei noh, mis sul viga, et sul on nii palju raha, et sa lased veel inimestel asju teha. Ja arvatavasti see jõuab meieni kuskil sükene 5-10 aasta jooksul, kus kohas enamus toite, enamus asju on tehtud AI-de poolt. Sellepärast, et see on kordades kiirem, AI siis saab kordades rohkem. Inimesed on lihtsalt nii lollid, et neile peab isegi meelde tuletama, et ma ei tea, pese hambaid, käi pesemas, ära haise. Ja mõndade asjade puhul ongi parem, kui AI teeb teatud asju, sellepärast, et ma ise ka ei tahaks süüa teatud asju või kasutada teatud asju, mis on inimeste poolt tehtud, sest inimesed on räpased. Ja ma ei räägi Eesti inimestest, ma ei räägi eestlastest, ka Eestis on väga palju räpast inimesi, eriti poliitikas. Aga ma arvan, et kõik nõustuvad minuga selles suhtes nagu, et väga palju asju olekski parem võib-olla, kui AI teeks neid, võtaks teatud otsuseid vastu. Ja see on see, kuhu me liigume. Järgmise nii-öelda siis ütleme nüüd 5 aasta jooksul. Ja sellepärast ma teangi, et üks asi, millega ma saan väga palju inimesi aidata, ongi ühendada neid teiste inimestega, kes saavad ka inimesi aidata. Sellepärast ma olengi nii enesekindel selles, et see, mida ma praegu teen ja hakkan tegema ja teen edasi, aitab väga paljusid teist. Suunab teid erinevatesse kogukondadesse, juhendab teid teie teadlikkusel, kaasates tõenäoliselt ka AI-d siia, sellepärast, et me ei pea enam minema ei psühholoogide, mingisuguste suhtenõustajate, me ei pea minema mingisuguste, ma ei tea, ärinõustajate, mingisuguste muude tarkade asjapulkade juurde, vaid me võime kasutada AI-d, kellel on kordades rohkem materjali ja kes suudab kordades kiiremini selle materjaliga sind aidata. Ja siis on meil vaja lihtsalt õiget kogukonda, kuhu sina võiksid kuuluda. Ja ma ei räägi sellest, et on mingi kindel üks kogukond kuskil. Mingi suur. Võib-olla valitsusel on mingi oma suur kogukond, sellepärast, et need, kes valitsusega 15 minuti linnas elavad, siis nad elavad ka selles suures kogukonnas. Aga mina pigem näen seda, et väga paljud nii-öelda siis kogukonnad, väiksed kogukonnad, keskmised kogukonnad, võib-olla mõne 1000 või mõne 10 000 liikmelised kogukonnad pigem teevad tööd, koostööd omavahel ja pigem on niimoodi, et kogukonnad pigem on olemas väiksed kogukonnad, kus kohas ongi võib-olla 50-500 inimest ja siis need moodustavad erinevatest veel suurema kogukonna, mis on siis teatud nii-öelda siis nende vihmavarjude all, ütleme niimoodi. Ja see tähendabki seda lihtsalt, et me elame nii-öelda siis ajastul, kus kohas tõenäoliselt mida me teha saame, on see, et hästi palju hakata ühendama ära erinevaid inimvaldkondasid ja kogukondasid ja erinevaid inimesi, juhte. Seega ma kujutan ette, et meil saab olema põnev, kindlasti väga põnev, sest maailm on muutumas ja maailm muutub kiiremini kui kunagi varem. Ja vaatame, mis teistel inimestel nii-öelda siis ideed on, kuidas ja mismoodi mingisuguseid lahendusi sisse tuua, viia, mida teha, kuhu pöörduda, miks pöörduda ja nii edasi. Sest meil muutuvad väga paljud asjad. Meil muutub valuuta, meil muutub valitsus, meil muutuvad kindlasti nii-öelda siis kontroll, turvalisus. Ja ma arvan, et kõige suurem turvalisusrisk, mis saab tulema üldse järgmise paari aasta jooksul, ei ole mitte see, mis tuleb mingisuguste häkkerite poolt, vaid ma arvan, et turvalisus ja privacy ehk siis privaatsus saavad kõige rohkem rikutud üldse nende poolt, kelle poolt me kõige rohkem ootaksime pigem seda turvalisust ehk siis süsteemi enda poolt. Aga ärge muretsege,
nii kauaks kuniks me kõik kokku hoiame, üksteist toetame, laseme infol levida, nii kauaks on kõik hästi. Sellepärast, et see, mida me arutame ka järgmistes osades ja mida mina arutan üksindaga siin, ei saa mitte mingit moodi olla nii-öelda siis ebaseaduslik, kahjulik kellegile, eriti nii-öelda siis mitte, nii-öelda siis võib-olla süsteemil isegi mitte. Sest tegelikult ju me ei taha mitte midagi halba keegi. Ainuke asi, mida me tahame, on see, et me tahame vabadust, me tahame privaatsust ja me tahame nii-öelda siis lihtsalt elada. Enamus inimesed ei taha isegi rikkaks saada, vaid nad tahavad lihtsalt rahus elada. Nokitseda võib-olla oma mõne maja või aia kallal või oma korteri kallal. Võib-olla näha lihtsalt, kuidas nende järgnevad põlvkonnad kasvavad südame rahus ja ongi kõik. Ma olen täiesti kindel selles, et enamus inimesed, kes kuulavad seda, nad ei taha mitte midagi muud kui lihtsalt rahu. Nad ei viitsi lihtsalt seda trukkimist valitsuse poolt, uute maksude, uute seaduste, uute reeglitega. Ja mina isiklikult näiteks ei tunneks, vähemalt täna ma ei tunne, et ma oleks kunagi kellelgi üldse midagi halba teinud, veel vähem valitsusele, et ma oleksin nii-öelda siis kuidagi kahjulik ühiskonnale, pigem kasulik ja väga paljudele inimestele. Ja otse loomulikult ma jään ette kindlasti nendele, kes ei taha, et inimesed näeksid, mõtleksid, arutaksid ja küsiksid võib-olla küsimusi. Vaatame, kuhu me jõuame. Igal juhul minu eesmärk ei ole nii-öelda siis olla millegi vastu, minna valitsuse vastu, minna süsteemi vastu ja hakata süsteemi muutma, kindlasti mitte. See ei olegi võimalik. Kuidas sa muudad süsteemi kellegi poolt, kes ehitas selle süsteemi ülesse? See ei saa seda muuta. Me ei tea isegi, kes juhivad seda süsteemi lõpuni välja. Keegi arvab, et kuskil on nii-öelda siis mingid, eliit. Keegi arvab, et kuskil on olemas mingisugused tagaruumides mingid onud. Keegi arvab, et need on võib-olla isegi juudid. On olemas inimesi, kes arvavad, et need on üldsegi mingid reptiilid või siis tulnukad, kes juhivad tänast kogu süsteemi. Me ei tea isegi, kes juhib tänast seda süsteemi. Aga kõige lihtsam ongi, mida teha. Astuda lihtsalt välja sellest ja vaadake ise edasi. Kellele sobib, tehke kaasa. Hõissa ja trillavad. Ja nii lihtne see ongi. Seega, kui sa tunned täna, et sa võiksid olla üks nendest inimestest, kes nii-öelda siis kavatseb nii-öelda siis sellest jamast, lihtsalt sellest draamast välja astuda, mida süsteem korraldab ja kindlasti korraldab veel järgmised tõenäoliselt väga pikalt, siis lihtsalt welcome to the club. Me ei pea kõikides asjadest nõustuma. See ei olegi normaalne, et absoluutselt kõiges sa nõustud minuga või nendega, kes siia saatesse tulevad. Aga kui sa tunned, et sa oled üks nendest inimestest, kes võiks nii-öelda siis ka sellele teekonnale tulla, siis mis sa saad teha, on see, et sa saad esiteks kuulata, analüüsida, kindlasti kommenteerida, kindlasti jagada, kindlasti igasuguseid pöidlaid asju igale poole nii palju panna, kui vähegi võimalik. Sellepärast, et nii palju, kui sina paned pöidlaid, ei ole vahet, kas keegi jagab storydes neid asju, kas keegi jagab kuskil kommentaariumites, kuskil postitustes, kui mina jagan mingid postitusi, riile, mis iganes, igal pool, kus sa vähegi jagada saad, kommenteerida saad, likeida saad, siis algoritmid on ehitatud üles niimoodi, et kõike, mille vastu inimesed tunnevad huvi, seda rohkem süsteem algoritm ise näitab seda nii-öelda järgmistele inimestele veel edasi. Ehk siis sa saad aidata selle levikule kaasa, siis sa saad aidata kaasa sellega, et sa ise oled koha peal siin kaasas.
ja samuti sa saad aidata sellega, et sa toetad, sa kommenteerid, sa avaldad oma arvamust, isegi siis, kui see on risti vastupidi. Mina ei söö hommikuti, aga sina ütled, et sinu jaoks on hommikuti söömine kõige parem asi üldse, muidu see lihtsalt, ma ei tea, mis iganes. See on fine ja see on okei. See ongi see, et me saame olla need, kes me veel oleme, et me ei pea kõik aksepteerima seda, mida nagu süsteem tahab, et me oleme kõik ühe vitsaga löödud ja kõik 15 minuti linnas. See ongi see, miks sa peaksid siin olema, avaldama oma arvamust, vahet ei ole, kas see on kriitiline või positiivne. Loodetavasti see on enamjaolt positiivne, aga ole ka kriitiline. Ära nõustu kõigega, ole inimene. See, mis on sinu jaoks õige, on õige. Kõige rohkem üldse. Ja kui sa tahad oma panuse anda, siis toeta, jaga, kommenteeri, laigi, kõike, jaga kõike, kommenteeri igale poole, ütle kas või, ma ei tea, pane kas või pöial lihtsalt kommentaari veel lisaks või mis iganes. Kõik see aitab lihtsalt levitada seda kõike. Tahad, võid isegi mingid klippe teha. Ma räägin, meil on nii palju põnevat tulemas lihtsalt, et see on crazy lihtsalt see, mis taustal tegelikult me ehitame veel siin. Ma olen nii paljudega suhtlen, siis igal ühel on mingisugused huvitavad lahendused ja sa ei pea üldse muretsema. Vahet ei ole, mis digieurod ja mis kõik asjad ka tulemas on. Usu mind, kõigi jaoks on lahendus, lihtsalt hoiame kokku ja toetame üksteist. Seega, edu teile kõigile ja ega muud midagi ei olegi kui see, et me tõenäoliselt kohtume järgmistes osades juba, kus meil on väga paljust rääkida. Neid teemasid on lahata lihtsalt väga palju ja ma kindlasti avan ka võimaluse peagi väga paljudele siis tulla ja ise elada siis kaasa sellele ja võib-olla pakkuda välja ka ise siis neid teemasid, millest peaks siis rääkima. Seega sa saad anda oma panus sellele kõigele, olla üks osa sellest liikumisest. Kohtume varsti.